hea õpetaja käsib magama minna. Soovib mõjutada noorte tulevikku, noorte mõtteviisi. Iga laps on omamoodi, mõned on keerulisemad, mõndadega lihtsam. Lapsed tunnevad ära selle pinge. Õpetajate töö on väga-väga raske. Mis ajaga maa kiirleb ümber päikese? Ühe aasta, see on 365 päeva, 5 tunni, 48 minuti ja 46 sekundi. EHL seisab väga hea hariduse jätkumise eest Eestis. Et õpetajaamet oleks väärtustatud, peab õpetaja olema esindatud kõigil tasanditel, kus tehakse õpetajat ja haridust puudutavaid otsuseid. See tähendab haridusasutus, kohalik omavalitsus ja riik. Haridus on üks selline valdkond, mille töövilju me näeme aastakümne, kui mitte kümnete pärast. See vastutus selle ees on väga-väga suur. Kui õpetaja on koolis A ja O, vahest see võiks nagu aastaid hiljem tagasi tuua selle, et õpetajaks tahetakse tulla. Istu! Kuhu läks Toots? See keskkond, kuhu need noored satuvad sealt kõrgkoolist kooli äkki. Oi, mis siin nüüd ees ootab? Et see on selline töö, et see ei ole nii, et paned ukse kinni kell 4 ja lähed koju kõps ja kogu lugu, eks. Kõik eeldavad, et sul on klassitäis motiveeritud, häid õpilasi, kõigil on käed püsti ja küsivad lisalugemist, siis tegelikult see nii ei ole. Ja kui seal natukene mingisugune töötasu mõjutus ka veel on olemas, siis ta läheb koolist ära. Ma teenisin tol aeg lihttöölisena rohkem ja peale esimest aastat ma olingi natukene dilemma ees, nagu paljud noored ilmselt. Minul on juba kõik olemas, aga nendel ei ole. Kui ma olen panustanud sinna ülikoolis õppimisse kunagi, siis ma pean selle eest saama väärilist tasu vastu. Tippspetsialistid peaksid koolis töötama ja siis neil peaks olema ka vastav palk, et kindlasti suurem kui Eesti keskmine. Teil on veel raha? Kus? Jäi kasti. Olete te hull peast? On ju ainult paar rubla. Olgu või paar kopikat. Midagi meeles, mis härra Maurus teile ütleb. Ja tema teab, mis tema ütleb. Ärge kunagi pange raha kasti, vaid tooge ikka härra Mauruse kätte. Tulge või südaöösel. Tulge ja koputage uksele. Näete nende kõp. Esimesed aastad ongi rasked, eriti esimene aasta ma mäletan oma kogemuses samamoodi oli väga raske. Teine aasta natukene lihtsam ja 8. aasta on juba meeldiv. Et selleks, et see palk oleks arvestatav, siis sa pead võtma sellise korraliku koormuse. Täiskohaga tööd muusikaõpetajal ühes koolis, väikeses maakoolis lihtsalt ei ole. Ja tihtipeale õpetajad võtavad vabatahtlikult lisakohustusi, nii-öelda sunniviisiliselt vabatahtlikult, et paremini hakkama saada. Mingisugune väike kiiks on nendes koolis töötavates inimestes või pedagoogides sees küll. Kui ikkagi õpilane kirjutab või helistab, siis võtad pühapäeval ka toru vastu ja klaarid need asjad ära. Sul on midagi südamel. Arva nii, et ma su hea sõber olen, kellele sa võid kõik südamelt ära rääkida. Õpetajaskonna seas, nagu ka terves Euroopas, toimub vananemine. Ma usun, et 10 aasta pärast on olema sellises olukorras, kus pooled õpetajad või enamad on tegelikult pensioniealised. Siis me ei saa garanteerida, et nad on tööl. Oleks härra Maurus veel noor. Siis ehk tuleks temagi kaasa. Sest ka tema on oma südames mässaja. Haridustöötajate liit on ju ametlik läbirääkija tegelikult. Jah, meil on elu kindlustatud, eks me võime reisida, kui meiega juhtub midagi, me oleme selles osas turvatud, eks. Kui 20% ütleb, et palk on kehv ja seda paberit ei tahaks täita ja neid koolitusi tegelikult ei ole vaja, et tahaks hoopis midagi sellist, siis see hääl nagu kaob ära, öeldakse, et 80% ei ütle midagi, neil on ju okei. Seame mingisugused ühised eesmärgid. Et ikkagi koos saadakse nagu parem tulemus, mitu pead on ikka mitu pead. Olles ka selle liidu liige, et ma saan kusagil kaasa rääkida milleski. Isegi kui mul endal on praegu tunne, et mul ei olegi vaja otseselt sealt mitte midagi abiks, siis kindlasti on kuskil õpetajad, kellel on. Ja siis on see vana hea üks kõigi kõik ühe eest, et minu panus sinna on antud ja kui kellegil on sellest abi juba, siis mina olen rahul ja õnnelik. EHL-i saavad kuuluda kõik haridustöötajad, kes töötavad alushariduses, üldhariduses või kutsehariduses.
ja seda olenemata tema ametikohast. EHL on just see organisatsioon, kes õpetajaid esindab riiklikel palgaläbirääkimistel. Oleme kaasatud õpetajate esindajana erinevatesse töögruppidesse ja seaduste väljatöötamisse. EHL pakub oma liikmetele juriidilist abi ja organisatsiooni poolt igakülgset tuge. Meie liikmed on kõik õnnetusjuhtumite vastu kindlustatud ning lisaks saavad kõik soodustusi meie partneritelt. Olles EHL-i liige, oled sa kaitstud, terve ja panustad Eesti hea hariduse jätkumisse. Kui on vaja abi, siis kindlasti küsida seda, et keegi ei ole üksi. Kui sa tahad, et midagi muutuks, siis ole nagu ise see muutus võib-olla. Te kujuta ette, kui hea on meil õppida, kui me näeme, et teie tahate meid õpetada. Soovaksin õpetajate head tööd.